Tere armsad kuulajad-vaatajad! Meil on täna teile rõõm öelda, et meie stuudios on esimene meesterahvas. Ja tema tuli vabatahtlikult, hea meelega. Ja tema nimi on Margus Jansson. Nii et tere tulemast, Margus, meie podcasti. Tervist. Tervist. Ja. Nii, Jaanus, paar sõna ütle enda kohta, mida sa tahaksid, et maailm teaks, et kes sa oled ja millega sa oled oma elus tegelenud siiamaani. Jaa, et ega maailm vaevalt, et tahab teada, kes ma olen aga ütleme, et eks kui ma siin podcastis olen, siis et see ettepanek vajas kaalumist ja kui sa ütled, et esimene mees, siis ma arvan, et ma ei ole viimane mees, kes siia siis tuleb, eks pärast seda tuleb neid mehi veel. Aga ma olen ettevõtja. Nii nagu te ütlete, et ma olen üle 50. Juba oluliselt, eks ju. Et selles osas elu kogenud, ma võiks öelda, elu on mind viinud erinevatele radadele. Miski pärast kogu aeg viib tagasi sinna avaliku sektori poole peale, kus ma tegelikult olen kippunud kogu aeg ära. Ja täna ma otsapidi olen justkui jälle teelahkmel, kus minu nii-öelda avaliku sektori töö Kose vallas abivallavanemana lõppes 2 päeva tagasi, et kuhu ma olin ennast lubanud just aastaks ja nüüd on siis täpselt see aeg, kus ma olen valikute ees, et kas minna vasakule või paremale, et ma arvan, et jah, just sellises eas väga palju valikuid ei ole, aga see kõik ikkagi taandub sellele, et kui palju on sinu elukogemust, eks ju, ja kui õigesti sa oled oma nii-öelda valikud teinud. Et ma viitan just siin sellele, et kerides oma elu tagasi ja vahest analüüsides, siis mõtled ikka, et oleks võinud hoopis seda teha, seda ja seda, eks ju, et maailm meie ümber muutub nii oluliselt, et selles osas ja hetkel ma ei ole töötu, ma olen ettevõtja, aga ütleme jah, üks eluetapp on selles mõttes avalikus sektoris saanud minu jaoks läbi. Meie üks teema siin on olnud alati haridus, 50+ on ju. Sinul on kindlasti see haridus omandatud noores pärast, eks ole, see põhiharidus. Mitte päris. Aha, nii, mis? Ma ka oma nii-öelda esimese hariduse, kuna ma olin maapoiss ja siis ma hirmsasti tahtsin saada kolhoosi esimeheks ja valisin agronoomia. Et ma olen tegelikult esimene haridus on agronoomia haridus, mille ma siis, eks ju, sain sel ajal, kui sa pidid haridust omandama. Ja siis elu vedas mind vallavanemaks Juuru vallas oma ettevõtmiste kõrvalt. See oli selline väike huvitav seik, mismoodi ma sinna sattusin, aga selle ma vastu võtsin ja siis mingil hetkel tekkis see situatsioon, kus minu jaoks see avalik sektor ikkagi ei olnud päris see ja siis ma läksin õppima omal teist haridust, majandusharidust veel nii-öelda 30-aastaselt, pigem veel rohkem, 35 äkki ma olin Tallinna Tehnikaülikooli ja siis ma lõpetasin seal majanduse ja juhtimise ja minu siuke valik oli siis kinnisvara juhtimine ja haldamine. Ja see on andnud mulle tegelikult sellise positsiooniga tänases situatsioonis, kus ma tegelikult üldse ei kahetse, et ma ennast kiidan, et see oli vajalik, sest aeg muutub ja ütleme nii, et täna põllumajandust kui sellist eksisteerib ainult väga kõrgel ja suures mahus, eks ju, et väiketalunikud on väiketalunikud, kes oma nii-öelda kodumaja pidamisi peavad, aga muidu ta on äri.
ja väga suures mahus, et ja noh, seda nii-öelda agronoomi tööd on turul ikka väga vähe. Millal sa viimati mingi kursuse või asja läbisid? Noh, hiljuti, ütleme see viimase, ma ei tea, 4 aasta, 5 aasta jooksul, et oled sa nagu... Jaa, ei, ma ikka olen selles mõttes, vaata ka kinnisvaramaklerit või kinnisvara valdkonda on ju tegelikult ühtepidi Eestis nii-öelda korraldamata. Täna võib ükskõik, kes tahab oma kodu müüa või naabri kodu, ütleb, et ta on maakler ja läheb ja teeb selle asja ära, eks. Et kuigi see liigub sinnapoole, siis jah, viimane selline suurem nii-öelda koolitus oligi, et nii-öelda siis maklerikutse taastamise nii-öelda õppus. Aga üldiselt ma ikkagi ennast tarin vastavalt vajadusele ikkagi neid koolitusi pakutakse, valid ikkagi seda, mida sa vajad. Et täpselt nii käitun, jah. Kas tohib vahele küsida selle hariduse õppimise kohta, et me vahel oleme ise naernud siin oma vahel, et elu 50+, et asjad ei jää enam meelde niimoodi nagu varem jäid, et kas sa märkasid siukseid asju? Kas on tõsi taga asjal? No ma usun, et eks ta mingil määral on tõsi tõesti, et küsimus on võib-olla asjades või erisustes, eks ju, et need asjad, mida sa ikkagi oled kogu aeg teinud ja korraldanud ja mis on igapäevased, need nähtavasti ikkagi on nagu okei. Jäävad meelde, aga kui sa tõesti, mul oli alles hiljuti üks teema, millest võiks isegi siin rääkida. Me leppisime Kose vallavanemaga kokku, et kuna me nüüd mõlemad lõpetame, eks ju, tema siis vallavanemana ja mina abivallavanemana, et ma toon esmaspäeval 2 kringlit Raplast. Mööda minnes hommikul kell 8 viid lapse kooli, eks ju, siis võtad 2 kringlit ja sõidad Kosele. No ja kui siis viisin lapse kooli ja sõitsin Kosele, jõudsin kabinetti ja kalendris oli, et üldkoosolek ja siis tuli meelde, et kringlid jäid Rapla, mis ei ole igapäevane tegevus, eks ju. Et ja ütleme eks ikka, et ma usun, et oleneb kelle ja millega võrrelda. See kringli teema on selles mõttes hea, et ma arvan, et see on olnud tõenäoliselt just see, millest me oleme rääkinud, et mingid asjad nagu, ma ei oska öelda, et kas tuleb kõik kalendrisse panna, et kui kalendris kringel kirjas ei ole, siis ta enam vastu ei tule. Aga õppimise seisukohalt ma olen ka nõus, mis sa ütled, et kui sa teed ja õpid veel asja, mis on tuttav, see on nagu kergem, aga midagi täiesti uut õppida, mis siis juhtub? Ma usun, et head juhtub ikka, eks ju, et aga ma ei oska selles mõttes sulle sellele otse vastata, et kui ta on huvitav ja kui ta on sulle vajalik, eks ju, siis sa kindlasti omandad ta paremini. Kui sa pead tegema midagi, kui ma viitasin siin, eks ju, maakleri kutseõppele, mis sisaldab, eks ju, juriidilisi, ütleme, notariaalseid teadmisi, mida iganes, mis tulenevalt siis seadustest, eks ju, siis seal kindlasti sa vajad mingisugust ikkagi mälu nii-öelda siis talletamist, et jah, ma arvan, et ega ta noorest peast kindlasti on lihtsam. Et on. Mina kogesin, kuna minul ei ole kõrgharidust, eks ole ju siiamaani ja läksin 53 aastat esimest korda ülikooli. Ja ma mäletan seda, kui esimene pool aasta läks mul tegelikult selle peale, ma õppisin õppima uuesti, sest see ununeb ära on ja. Ja ma nii hästi mäletan seda, kui ma eetika moodul, mis üldse mulle väga meeldis tegelikult, see pani mind hästi palju mõtlema, filosofeerima. Ma mäletan, kui see raamat oli jube põnev. Ja siis ma lugesin seda, ma loen selle lehekülje ära, ise mõtlen, et ma homseks süüa teen ja ma saan aru, et ma saan mitte midagi aru, mis siin on. Ja niimoodi 4 korda lugesin seda ühte lehekülge. Ma ei suutnud nagu keskenduda, eks ole, ja ma sain aru, et mu mõtted on täiesti, et see keskendumisvõime läheb nõrgemaks. Isegi kui see huvitab sind.
aga siis ma sain aru, et ma lähen teen nüüd selle asja ära, mille peale mõtlesin, mingi supi keetmine, et siis võtan ette. Aga noores pärast oli jah kergem, selles mõttes kuidagi keskendumine oli nagu kergem, on ju. Samas ongi täpselt see väga kuldsed sõnad, kui sind huvitab see ja nüüd me võikski ju teha neid asju, mis on huvitavad. Vanasti ütles isa ja ema, mida sa õppima pead minema ja mis iganes või keegi ütles, et nii on õige, on ju. Aga nüüd on ju see koht, kus ma saan valida selle, mis minule nagu meeldib. Ja kui on huvi, siis ilmselgelt paremini jääb meelde, on ju. Ehk küsimus, kui mõelda seda, et elukestev õpe, sõna, mida kogu aeg räägitakse, me kogu aeg kuuleme seda igalt poolt, on ju. Kuidas sina sellesse suhtud? Kui näiteks 75-aastane proua soovib õppida midagi, siis kuidas sina näed, kas see on juba kuule, nagu hilja ei ole või? Ma arvan, et ei ole. Et ütleme, et ega meil Eestis on siiamaani ikkagi seda vaadatud ka positiivselt, eks ju. Täna on võib-olla siin viimased paar aastat räägitud, et kutseharidusele ei ole piisavalt raha, et ärme siis ikkagi luba, eks ju, seda teist ja kolmandat haridust tasuta, eks ju, et kes tahab õppida, see peaks ikka ise ka maksma. Mis ei ole ka vale, eks ju. Aga kui sa vaatad neid nii-öelda inimesi, kes käivad, et see Räpina on väga ehe näide, kus inimesed käivadki nii-öelda ennast loodusega kokku viimaseks, tahavad seda nii-öelda siis majandust või tegevusi juurde õppida. Aga see on ju tegelikult ainult positiivne, eks ju, et hea on, kui selliseid nii-öelda huvilisi on ja seda tuleks soodustada kindlasti, et ja 70 pluss, eks ju, ta on siis kindlasti pensionil, eks ju, ja miks ta siis ei võikski tegevustega tegeleda, millega ta võib-olla, eks ju, annab oma asju edasi järgmistele ja ülejärgmistele, eks ju, et minu meelest väga positiivne. See on elus inimene. Eks ju, et ta ju liigub, mõtleb, see on samamoodi nagu minu ema on näiteks 80-aastane ja ta käib regulaarselt näidendi proovis, eks ju, iga nädal, paar korda, ta on noores põlves ka sellega tegelenud, aga nüüd neil on oma punt külas, teevad siis, eks ju, oma näitejuht ja väga hästi lavastatud, väga hästi välja mängitud. Ja see on see tegevus, mis hoiab neid nii-öelda töös ja rakkes, eks ju. Selle saab kanda ka 50-stele, eks ju, et sa pead millegiga tegelema. Et sa pead olema sotsiaalselt aktiivne. Et väga raske võib-olla, on seda inimestele võib-olla siis, eks ju, otseselt selgeks teha, kelle loomuses seda ei ole, eks ju, aga igal juhul ma soovitan kõikidel osaleda või olla osavõtlik, kas või siis omas valdkonnas, eks ju, erinevas, et see kindlasti, seda ei katsu käega, aga ta sinu nii-öelda elukvaliteedile ja kogu sellele tegevusele annab väga suure positiivse impulsi. Ma olen ka teiega nõus ja see on hea koht nii-öelda, sa mainisid ka oma ema nii-öelda, ma pean ka oma emmele tervitusi saatma, et komestaas, mul ema on ka üle 70 ja läks ka ilusasti hispaania keelt õppima ja nagu super, et räägib tunduvalt paremini kui mina. Mina ka natukene proovisin, aga kuidagi jäi pooleli, kõik oli nii palju, aga ülikihvt on vaadata, et kuidas see nagu areneb ja sa õpidki ja see kuidagi, me oleme nagu rääkinud, et kui kihtilt ta sul hoiab tegelikult seda aju töös on ju, et sul aju on ju lihas ja see keele õppimine on ka, et võib-olla ei ole tõesti nii kerge enam, kui nagu vanasti oli, et lihtsalt asjad jäid meelde. Aga samas ongi, et sa pead pingutama ja sa pead nagu neid uusi ühendusi seal nagu looma. Et ma arvan ka täpselt nagu sa ütled, et hoiab aktiivse ja annab siukse mingi kihvti sisu ka tegelikult on ju, et ma pean nüüd sellel päeval tulema, et mul on hispaania keel, et see on kuidagi nii äge. Nojah, sa reeglina ei õpi teda ju üksi, eks ju. Seal on oma ette jällegi, eks ju, see keeleõpe on oma ette veel, eks ju, kui sa teed teda, eks ju, väga intensiivselt, eks ju, sul on seal grupp nii-öelda kaaslasi, siis see esimene nii-öelda enese ületamine tekib juba seal, kus sa, eks ju, pead valesti või rääkima seda, mida sa oskad, eks ju, kas või valesti, eks ju, aga sind sunnitakse, eks ju, et
et paljud ei suuda seda, et see keeleõppe, noh, õpetajad räägivadki, eks ju seda, et kõige raskem on panna nagu inimesed siis seda nii-öelda ennast välja mängima. See on ka huvitav, see on nagu teema, et seda võib kunagi veel nii-öelda eraldi arutada, aga ma olen alati mõelnud, et millest see meil ka tuleb, et kas kunagi vanasti veel meie, ma ei tea, põlvkonnale, kas meid õpetati koolis kuidagi, et sa pead õieti rääkima, sest tegelikult keel on ju ainult nagu kommunikatsioonivahend, on ju, et sa pead ennast nagu arusaadavaks tegema ja proovida teisest aru saada. Et lapsed, kui nad rääkima õpivad ju, me ju ei pahanda nendega, kui nad valesti ütlevad või midagi, eks see on mingi selline hästi huvitav ja jääb jah, ma saan täiega aru, mis sa mõtled, et jääb nagu, et mis ma nüüd ütlen, on ju, et tekib mingi hirm, aga jätan ütlemata. Parem, et on ütlemata, on ju. Et pane sõnad ritta, ütle välja ja noh, vaata, mis tuleb. Vahest saadakse natuke valesti aru, aga niimoodi on kihvt. Jah, ja keel on selles mõttes hea, et ongi, et sul on hea praktikale minna, et teda siis katsetada, on ju, et aga tundub, et saab väga hästi hakkama. Sinu käest võib kindlasti küsida arvamus selle kohta, et kui näiteks kui 54-aastase inimese käest küsida, et noh, mis su plaanid on ja kui ta ütleb, et oi, no mis mina nüüd enam, eks ole, ma siin pensionile varsti ja ma siin olen oma töö juures ära nii palju kui olen ja no mis seal ei, mina ei hakka midagi, siis ma ootan oma pensionit, siis noh, kuidas selle pensioniga päriselt on, et see pension nüüd ei tähenda ju seda, et kui see kell kukub, siis on midagi nagu noh, et siis lähen sellile maha ja jään ootama, on ju. Ja teine asi, kuhu see pension ju läheb meil nüüd natuke ikka eest ära kogu aeg ja meil hakatakse selle keskmise järgi arvestama, juba kuulsin, mul sõbranna on selle kõik välja uurinud, üks päev rääkis mul telefoni, mul hakkas natukene tuli kõhe hakkas, et kas me saame, et mis nendele inimestele öelda, et kui neil on aega ikka 4, 15, 16 aastat selle ametliku pensionini on ju, et noh, kui sa ei tea, kas sul see töökoht alleski on 2 aasta pärast, no AI ja kõik muud asjad on ju. Et kuidas neid julgustada, et kuule, korra istu maha, räägi, ma ei tea, kas oma nooremat põlvkonnaga või kellegiga, et mis ma võiks teha või kas või noh? Noh, see on siuke sensitiivne teema, eks ju, et noh, minu sõnum küll on selles mõttes iseendale, et ma täna ei mõtle sellest üldse, eks ju. Et ja ma soovitan ka kõikidel teistel mitte mõelda selles võtmes, et ma pean teda ootama. Et ilmselgelt täna suund on sinna, et inimene töötabki nii kaua, kui ta enam tõesti mingil põhjusel ei saa, eks ju. Et ma ei arva, et see 65 on täna see, kus inimene lõpetab töötamise, eks ju, ja ta mitte midagi ei tee. Et noh, me võime ju utreerida või mõelda siin, et noh, pane ennast siis olukorda, et 65 ja ma mitte midagi ei tee, et millega ma siis tegelen, eks ju. Kes ma siis olen? Et tegelikult täna, ma arvan, mida rohkem aasta edasi, seda rohkem on selge, et seda pensionit jääb aga vähemaks, eks ju. Noh, me küll kogume, eks ju, me iga päev maksame oma nii-öelda töötasudelt makse, aga see kindlasti ei kindlusta meid. See tähendab seda, et tulebki olla ühtepidi, eks ju, targem juba nii-öelda, kes siis investeerib, aga kes ei investeeri, siis investeerib tervisesse näiteks, et ma olen pikemalt terve, eks ju, ja ma suudangi pikemalt tööl käia, eks ju, ja noh, siis ma suudan endale ka, eks ju, lubada üht, teist ja kolmandat, et ma usun, et see sinnapoole läheb, et noh, mina küll täna vaatan, et ma järgmised 10 aastat ma pean olema nagu oravrattas, et ma suutma selle nii-öelda perioodi lihtsalt olla aktiivne. Jah, võib-olla mingil hetkel tuleb teha valikuid, et mida ma siis teen, eks ju. Kusjuures see on ka väga oluline, eks ju, noh, eriti meie juures siin, kes me oleme 50+, et noh, et sa ikkagi valid selle nii-öelda sellise tegevuse, kui sulle ülevalt poolt pole antud, et sa oled nii võimeline tegema ükskõik millist teenust või millist toodet, eks ju, igal elu etapil, et mille sa suudad välja müüa või ära müüa, eks ju, et või sind on kogu aeg vaja, sa oled nii kuldsete kätega. Aga noh, selle peale peaks mõtlema, et ma ei saa lihtsalt olla tore ja ma tean kõike, ma teen kõike, eks ju, aga mingil hetkel öeldakse, et kuule, et mul on vaja seda, teist ja kolmandat. Aga mitte seda, et kes mulle kõike teeb, eks ju. Üks kindel valik peab olema, mida sa teed ikkagi hästi, eks ju, ja mis siis tagab selle, et sul oleks tööd ja et sa oledki tööturul tugev ja tubli, eks ju, mis vahet, et sul on 55 või 65, ma teen seda tööd, ma olen seda elupäevad teinud, küll,
aga mood muutub, eks ju. Täna ju ei ole neid töökohti, mis meie ajal nooruses oli vaja valida, eks ju, et ma valin selle, siis ma täiendan ennast elu lõpuni ja siis tuleb valida järgmine töö, ülejärgmine töö, eks ju. Et siin iga kümnendiga vaata, et eks ju muutub seda enam, et mis meil täna on, eks ju. Ja. Mingil määral võib siuke tüdimus ka tekkida selles mõttes, et noh, neid on ka ja sellest me tahame kindlasti ükskord veel eraldi siin rääkida sellest, ütleme siukest karjääripöördest ja sellest, et mis võimalusi see kaasa toob ja neid on siin ka. Mõned on meie hulgast ka teinud alles peale 50-selt karjääripöördeid ja niimoodi, et see on ka tõsi, aga ma arvan, et sealt tuleb täpselt samamoodi tuleb see, et sul peab tekkima nagu siis mingi huvi selle asja vastu ja siis sa hakkad nagu seda valdkonda, et sa võid ka veel uus olla, on ju, et aga sa õpid ja arendad ja lähed ikkagi mingis suunas, et ma saan sust jube hästi aru. Seda hirmu maandada. Kuidas see, ma tean, et 50 pluss inimestel on, mida vanemaks inimene saab, seda suurem hirm on muutuse ees. Noh, ma tean, et sinu elus on ka kindlasti on vaja teha olnud muutusi, no ka eraelus või mis iganes. Sa mingi asi saab otsa ja mingi asi algab. Noh, ma ei saa öelda, et riski business, eks ole, no proovime, kas tuleb välja või tule. Et kas kõik see võiks olla mingi võrgustik, kes sind toetab seda muutust tegema või mis annab inimesele, noh, mingis eas, kus ta nagu ei juurde, kõik võiks olla nagu niukene kindel ja no ei hakka siin proovima, tead, mine tea, mis juhtub. Et mis sind on aidanud elus? Mis on toedanud? Mul on vaja teha nüüd elupööre ja no kindlasti neid on sul palju elus. Jah. Ma arvan, et see loogika on sul õige, et noh, ega selle pöörde tegemine on suhteliselt raske, eks ju, et tegelikult ju mingid asjad viivad selleni, et lükkavad sind tagant, et sa peaks justkui tegema, aga sa ise ajad vastu, et sa ei tee seda, et mul on niigi hea, eks ju. See on mingisugune võib-olla siuke arusaam, et noh, mingi kartus võib olla, eks ju, mingisugune teadmatus, ebakindlus, aga eks see tuleb ikkagi iseendal selgeks teha sees, eks ju, et mida ma siis tahan ja kui ma ikkagi tean, mis ma tahan, siis ma leian ka need võimalused ja need sammud, et kuidas ma sinnapoole liigun. Et ega seda kellegi ette ei kirjuta, et noh, see valem on nüüd õige ja et see on niimoodi ja et kindlasti mingisugused siuksed stamploogikad on, aga ikkagi jah, inimene, noh, selge see, et inimesed on erinevad, eks ju, et ja noh, siin me jõuame sinna, et kas peab olema mingisugune tugi, kindlasti peaks olema mingi tugi, mingi nii-öelda inimene või inimesed siis, eks ju, kes aitavad su siis samm-sammult edasi, aga siis sa peadki jõudma selle inimeseni, sa pead teadma, miks sa sinna lähed siis, eks ju, sa lähed ju teadlikult siis, eks ju, et ma tahan jõuda sinna, see inimene võib-olla aitab mind järgmiseni, ülejärgmiseni, eks. Et ma arvan, et siin ei ole sellist ühtset sõnumit, et ikkagi ise, et noh, mitte keegi siin maailmas meid ju ei aita, eks ju. Et noh, sa võid arvata, et kui sa oled kuskil ja sul juhtub midagi, et siis kindlasti see aitab, eks ju, noh. See on siuke väga siuke hea mõtlemine teistest inimestest, eks ju. Tegelikult sa ise pead ennast aitama, siin ei ole lihtsalt midagi. Jah, arst aitab sind. Ja kui sul on tervisekindlustus. Jälle mingi kui tuleb juurde. Kui tähtis on pere sinu jaoks? Üldse ma mõtlen, siin isad, emad, kes veel elus sul on ja vennad, ja abikaasa või kes iganes on. No vaata, minu elus on ka olnud see, et ma olen ühe pere elanud ära selles mõttes, et ja valinud oma tee. Ka ma olen seda analüüsinud, et miks ma olen eelmise perega katki läinud, eks ju, et ma olen eelmisest perest poeg. Ja noh, ma ei süüdista mitte kedagi peale iseenda, eks ju, et ma olin ka siis suhteliselt 24/7 tööl, aga ka muud teemad, nii et noh, ega see pereelu iseenesest on ju suur töö. Et see, et sa elad, kaks võõrast inimest tulevad ja elavad kokku, see on kokkulepe, eks ju, et me ikkagi räägime asjadest, aga selle alus kindlasti peab see olema, et meil peavad mingisugused ühised huvid olema. Noh, maailmavaatelised, eks ju, elulised,
et sealt siis tuleb edasi, eks ju, et meil on ikkagi mingi siht, eks ju, ja noh, siis saab minna. Ja algus on see ikka roosade prillidega ikka väga ilus, eks ju. 6 kuud, eks ole. Noh, ma ka pikemalt, mina olin 20+ aastat esimest ja siis noh, ma ei ütleks, et mul tuli see jooksuaeg või see 40, eks ju, et aga no mingi klõps käis ja tundus, et see sai otsa. Et mul oli laps juba 17, aga ka siis oli see väga valuline tema jaoks, et ta oli ülitubli poiss ja on siiamaani. Et jah, ma igal juhul ei soovita näiteks sellist nii-öelda katki minekut, aga tänapäeval on ta tavalisem ja tavalisem, eks ju. Aga et ega jah, siin selles mõttes pere on ikka ülioluline. Et see, kellel teda ei ole, noh, ma arvan, et mõnes mõttes ei oska tahta, aga see, kes on näinud sellist pereelu, mis on ikkagi sisuliselt toimiv, siis see paneb kindlasti nii-öelda tundma ennast, et kuule, et mul on ikka mingi väga suur osa elust jäänud saamata. Et kahtlemata, et pere ja kui ta on ikkagi terve, noh, kujutame ette, et meie esiisad, eks ju, kuidas elasid, siis ei olnud pankasid, eks ju, et kes ootasid, et millal sinu järgmine põlvkond saaks laenu võtta, et orjastada sind, vabandust väljenduse eest, siis elasid ikkagi seal oma tarekeses, eks ju, 2 ja 3 põlve, eks ju, ühes keskkonnas. Nad ei tarbinud seda keskkonda iga kord uuesti, eks ju, ja noh, sealt siis, eks ju, see pere loogika, eks ju, et vanavanemad andsid lapselastele, eks ju, need esimesed teadmised, teised, kolmandad, eks ju, ja nii edasi, et noh, see on võimas. Selles mõttes, kui sa mõtled, kuidas see nii-öelda algupärane temaatika ikkagi on alguse saanud, eks ju. Täna me muidugi sellest ei räägi, et me oleme nii palju arenenud küll, aga selles võttes me oleme ikkagi väga palju vaesemaks ka jäänud, eks ju, et seda inimlikkust on meis nähtavasti vähem. Jah, ja lapsed on kaugel, emad, isad on ühes kohas, maailmas laiali on ju, no sul ju endal ka lapsed eemal, eks ole. Ja mul on ka lapsed elavad mujal, aga seda jäin just mõtlemata, aga minu meelest see teemana on selles mõttes huvitav, et kuidas see on ajas muutunud, on ju, et see pere oligi varem, oli täpselt, et su pere oligi, et sa elasid seal külas ja sul olid vanavanemad ja kõik see, aga ma kuidagi arvan, et see on hästi nagu selline teema, mis areneb, et mis asi üldse on tänapäeval, on ju pere, et mida sa kutsud selleks, et sa ütlesid ka hästi, et mõnel ei ole peret, mis meie mõttes tähendab, et kas ei ole abielus või ei ole enam vanemad elus ja nii edasi, aga see pere võib moodustuda hoopis mingist teisest nagu sellises, ma ei tea, kontekstis, et sul võivad tekkida mingid, ma ei tea, sõbrad, mingid inimesed, sul võib tekkida mingi kommuun, see, millest mina olen alati unistanud, et me oleme vanana kuskil heas soojas kohas ja meid on seal nagu palju ja kõik teeme ja mina ei tee hommikuid, aga keegi teeb hommikusöögid ja mõni teine teeb mingit teist asja. Tegelikult see võib ju ka vaata olla nagu pere. Et mina usun täiega sellesse. See on pension. Võib-olla see on pension, jah. Ma tegelikult mõtlesin seda natukene varem, et äkki saaks veel varem minema, aga ma saan su mõttest jõle hästi aru, on ju. Aga see, et kas võib sellest ka tekkida, et kas see pere võib nagu mõttena olla, kas seda saab laiendada? Kas see pere tähendus on, kui sa lisan veel juurde, ma tahtsin öelda, et kuidas sa näed seda. Mul on üks sõbranna, kes on lastekodus kasvanud. Ta minu vanune ja tema ütles mulle kunagi väga hea lause, ütles, minu pere on need inimesed, kelle ma endale võtan pereks, sest tal ei ole, noh, tal on paar väga lähedast sõpra, kes üks olen mina nendest, ma kõsti kokku kasvanud 30+ aastat on ju, ja ta ütlebki, et kuna mul ei ole, siis ma saan valida endale selle pereliikmeks, eks ole, noh, ta abikaasa on ka talle pere eest. Et natuke see mudel on muutunud, eks ole, sest et noh, aga nii võib ju ka olla. Ma võin ju valida, kui mul ei ole olnud kunagi. Ja ma ei teagi, eks ole, et noh, ja ma ei saa ju, noh, lastekodus siis ei pruugigi olla.
jah, just seda nagu mõtet, et see võib iseenesest nagu ja ma kuidagi usun, et see nagu tuleb veel aina, seda tuleb nagu juurde, on ju, et selleks kõik on ju muutunud, et ka abielud ei ole enam ainult, et täpselt öeldakse, et nüüd peab nii olema ja me lahutame ja muudame ja hästi selliseks mitmekülgseks on läinud, et see peremudel võib ka nagu olla. Sest et peredes on ju ka need mured, et ei saa läbi inimesed. Noh, sul võibki juhtuda nii, et sa ei saagi selle oma pereliikmega üldse läbi. Aga keegi võiks ju olla, eks ole, et see toetus, noh, ma just ka, mul hea meel, et sa nagu selle välja tõid, et pere, noh, lähedaste toetus on väga oluline ja see vajab tööd. See on ka täiesti õigus, see ka need suhted iseenesest ei toimi. Sest et no, mida vanemaks jälle see mingi võlvkond näeb, seda rohkem sa saad aru, et kuidas tema neid asju jälle niimoodi näeb ja noh, ja siis, eks ole, minul on kahjuks isa ema surnud mõlemad ja minu pere on ainult minu abikaasa ja minu laps on ju minu paar sõpra ka head. Et sellest piisabki tegelikult. Et seda öelda, et need suhted tasuks korras hoida, on ju. Natuke pingutada. Et mis siis, et laps sulle ei helista Ameerikast näiteks, iga nädal helista ise talle siis. Minu laps ka mulle ei helista, ma teen talle kogu aeg märkusi selle peale, et miks sa mulle ei helista. Miks sina talle ei helista? Aga mina helistan talle, et ja noh, aga nüüd selles mõttes jah. Kas see lapse kalendrit ei saa kuidagi niimoodi, et see telefon hakkab või kuskilt kaudu, et see hakkaks ise sulle helistama sealt vahepeal? Jah, pane automaatiga, tänapäeval saab kõik automatiseerida. No nii on. Ja vahet ei ole, mis ta parasjagu siis teeb, jätab pooleli. Ja siis ma pärast mõtlen, et noh, kas meile midagi olulist ei ole, siis nähtavasti ta ei helistagi, eks ju, et siis pean mina helistama lihtsalt küsima, et kas, aga tema ei ole selliselt, eks ju, kasvatatud, et peaks küsima, et kuule, kuidas sul läheb papa nüüd, eks ju, et see on minu viga, et ma seda ei ole talle nagu varasemalt, eks ju, andnud, et noh, hakkad mõtlema ja kaaluma, eks ju, et ja kas peakski, eks ju, kuni kõik on hästi, aga hiljem, kui ta on vanem, siis ta mõtleb, et miks ta ei helistanud näiteks, eks ju. Et kui mind enam ei ole, et noh, miks ma jätsin helistamata. Ja vaata, sa ei ole nii väga papa ka veel, on ju. Sa ikkagi oled väga äge ja toimekas meesterahvas ja no papa nimetuseks sulle veel ei saa nii pea panna, on ju. Ja ta mõtlebki, et isa saab kõigega hakka. Isa on kõvem mees võib-olla kui mina, no mis asja ma tagasi küsin, kuidas sul läheb, on ju. Et noh, sa ei tea ju, et kuidas see siin. No ja siin siis, eks ju, me tuleme siia tagasi, et millal siis, eks ju, seda peret väga vaja on, eks ju. Et see on nagu noorel perel, eks ju, et maja ost, eks ju, et millal seda maja vaja on. No sel hetkel, kui sul on lapsed, eks ju, on maja vaja. Ja just kui lapsi enam ei ole, et siis nagu maja ka vaja ei ole, eks ju, et siis võiks korteris elada või kuskil üldse rentida, eks ju, et jah, ja tegelikult on ju, et siis kui sul lapsed on, siis on kõik muud asjad ka, raha oleks vaja ja kõike on ju, aga siis ju ei ole. Ja siis maksad pangale, eks ju. Aga see ongi tegelikult ju vaata see meie dilemma, et kui sa mõtled, et elu 50+, et siis me oleme enam-vähem jõudnud sinna, et ongi, et lapsed lähevad ära, laenud hakkavad võib-olla nagu makstud saama ja kõik on ju, et aga mis siis edasi saab, et mis siis nagu ise teha võib, et kuidas see nagu oma elu läheb? Tühjus tekib korraks, on ju? Ma ei tea. Kõik on läinud. Ma täna, kui sa vestlesin just ühe inimesega, kes ütles, et siis läks pere laiali tal, abielu läks lahku, kui lapsed olid läinud kodust. Ja siis sa tõi, et mees elas ühes toas, tema teises toas, ja siis ta sai aru, et meil ei olegi enam mitte midagi ühist. No ütleme nii, et eks kindlasti laps seob. Eks ju, noh, ta on ju tegelikult see säde, mis nii-öelda kogu aeg liigub seal toas, eks ju, et nagu molekul, eks ju. Et selles osas absoluutselt ja noh, paljud elavad ka oma nii-öelda kooselusid laste nimel. Et kuigi juba oma suhted on mingil määral, eks ju, võib-olla mitte need, kui peaks olema. Paljud teevadki teadlikke otsuseid, et me elamegi nii kaua, kui, eks ju, on lapsed, et noh, et millest see siis tuleb, eks ju. See tegelikult ju kandub mingil määral ka lastele, et lapsed tunnetavad selle ju ära, eks ju. Aga noh, jah, et ega see elu ongi üks väga suur kompromisside kunst nagu poliitika, eks ju. Et sa peadki olema natukene poliitik, aga sa pead olema aus. Eks noh, see on selge, et suhe ikkagi saab olla, eks ju, aususe peale, eks ju. Et mitu korda ei saa ikkagi seda nii-öelda usaldust petta või lausa tappa, eks ju. Jah. Ma mõtlesin küsida su käest nüüd seda elukogemuse poolt, on ju. Me kogumegi ju kogu aeg kogemus, eks ju. Meil on ju igasugustes asjad, mitte ainult tööalaselt, vaid ka eraeluliselt ja igalt poolt suhetes saame uue kogemuse, et ahah, see inimene nüüd tegi nii ja meil läks nii.
kui sa meenutad korra seda aega, kui sa olid umbes 30, no ütleme see 35, kui sa läksid teist haridusteks, et kuidas sa vaatasid sinna 50-ndatesse, kuidas sa nägiks, mis sa mõtlesid, mis need 50-sed on? Mina pean väga hästi seda, mina tunnistan seda kõva häälega üles, seda on väga piinlik teha muidugi. Mina arvasin, et 50-sed mitte midagi enam. Nad isegi ei seksi enam ja nad üldse ei tee midagi. Nad istuvad ja ootavad nurgas, kui pikati mees tuleb, sest nad tundusid nii vanad. Võib-olla vanast tulid inimesed vanemad, ma ei tea seda. Kui ma tegelikult vaatasin, ma vaatan see üks pilt, sina kunagi näitasid seda, kuidas milline sinu vanem oli 50-selt, et sind kõrvale panna teine. Aga et kuidas sa nägid, kas sa mäletad, kas sa üldse mõtlesid selle peale, et mis see 50 võiks olla? Tead, ma mõtlesin, et ma olen juba 35, ma pean, kuidas ma lähen õppima, eks ju, et ma olen juba nii vana, eks ju, et kas, no, ma mäletan täpselt, et aga ei, et kui ma juba olin seal sees, siis olid minu vanuseid seal veel, eks ju. Ja noh, ütleme nii, et ega see, mis sa nüüd viitad sellele, et kas vanasti olid inimesed vanemad või tundusid vanemad, siis ka mina olen seda vaadanud fotode pealt eriti, eks ju, et noh, eks fotod võib-olla olid natuke teistmoodi, aga nad tundusid juba väga kiirelt täiskasvanuks saanud inimestena ja noh, eks me oma vanemate pealt ka, et kui nemad olid 50, siis ma tundsin ka, et oi jumad, nad on juba vanad, eks ju, või noh, ikkagi vahe on suur. Ma arvan, et täna 30-st vaatavad mind samamoodi, et see on vana, aga lihtsalt see võib-olla meie tunnetus on teine. Aga minu meelest see aeg, kui meie olime nii-öelda siis 30-sed, eks ju, siis me olime juba, eks ju, Eesti Vabariigis. Aga ennem seda, noh, see nii-öelda pilt oli ka natukene selline mustvalge, eks ju, kogu see meie elu siin eelmises riigikorras, eks ju, see pani need inimesed selliseks mustvalgeks ja nukraks. Et noh, see ma arvan, et on üks asi, mis kindlasti erineb. Aga kas 50 pluss on vana? Mis mõttes? Kas sulle tundub? Kuidas sina mõtled? See on nii ja naa, eks ta on juba ikkagi keskiast üle poole, eks. Appi, kui õudne. Kas meie olemegi nüüd need keskealised, kellest alati räägitakse? Öeldakse, et keskiga on 40 kuskil, eks ju. Appi. Või? Ma ei teagi täpselt, ma pean järgi vaatama. Ei, mul on teine, mul on ema ka veel noor, on ju. Ta on noor 70-ne, et me oleme lihtsalt kuidagi kogenumad noored, aga ütle uuesti, kas 50 pluss on vana? Ei ole. No kujuta pilti 50, eks ju. Et noh, me võime erinevate skaalade peal seda panna, eks ju, et kui mängib tagasi, eks ju, et noh, et 20-selt ma sain, eks ju, enam-vähem inimeseks, kes võiks juba ellu astuda, eks ju, see tähendab, ma 30 aastat olen seda elu elanud, eks ju, noh, põhimõtteliselt, mul on 30 aastat veel ees. Noh, 80 on võib-olla palju öelda, eks ju, aga 70, noh, ütleme 70-ni võiks täna inimene olla ikkagi väga vitaalne veel, nagu me vaatame, eks ju. Tööl käia, oma tegevusi teha, muidugi teisi tegevusi sa ei teeks, ei hüppa, ei jokse, eks ju enam niimoodi, aga noh, kujuta pilti, kui ennem oli, kui kuni 50-ni oled, noh, jagam pooleks, ütleme 25. Parem siis 25, eks ju, pluss 25, pluss 25, see on pool ees, sest tegusast ajast, eks ju. Et minu arust on 50 väga okei. Sa oled eluteadlik, elukogenud, eks ju. Et kui sa ikkagi vaatad ka sissepoole vahest, eks ju, siis sa saad endaga hakkama ja muidugi on elu raske ja lähebki kogu aeg raskemaks vaadates, mis ümberringi toimub, eks ju, mis täna majanduses toimub, et inimestel on ikkagi väga raske. Et see on ilmselgelt üks väga raske periood meie nii-öelda maailmakorra jagamise juures siin. Kas see mõte, et hoia enda ligi nooremad inimesed, kes aitavad maailma mõista, vaata, noored nagu näevad teistmoodi. Mina olen alati öelnud, et minule meeldib, mul on noori tuttavaid, kes mulle näitavad, kuidas asjad käivad. Noh, ma toon näite see meie tore Liisi, kes meil siin monteerib neid videosid ja asju, kes pani mingid hashtag'e meile alguses peale, millest mina ei tead mitte midagi, on ju, ja tuli välja, et neid tulebki panna, eks ole, noh. Õnneks oli noor inimene kõrval, kes teadis asjast. Mina ei tea, kus need videod muidu oleks, kuskil pimedas keegi näeks neid, on ju. Noh,
elementaarne näide, lase ennast õpetada ja julge küsida seda, see ei ole häbiasi öelda, kuule, ma nüüd ei saa sellest AI-st väga aru, see areneb ju sihukese hooga, noh, ma olen 4 kursust võtnud AI, et aru, ma vist juba enam-vähem saan aru. Et noh, inimesed nagu pelgavad, kuidas ma lähen küsima ja ütlen, et noh, see on ju vale häbi, on ju. Lase ennast ikkagi, noh, küsi, inimesed õpetavad sind, on ju. No ikka, et ega noh, see on ikka täna läbi käinud, et tegelikult see maailm muutub ikka väga kiiresti, eks ju, et ega mina ütleme, et siis majandust õppinuna täna vaatan ka, et asjad, mis peaks olema reaalsed, ei toimi enam selliselt, eks ju, et seda vahtu ja seda nii-öelda rahamaailma või raha tegemise viise on nii erinevaid ja need ülevaated on nii kiired. Mina sinna ei ulata, aga see on terve majandusharu, mis töötab justkui vahu peal. Et ma ei saa paljud asjadest aru selles mõttes, et ma ei tea, kuidas seda raha tehakse. Et seda tehakse justkui ilma tootmata, ilma panustamata, noh panustavad küll, eks ju. Aga see on selline maailm, kus noh, see käib täpselt selle nii-öelda rahavahu peal. Ja inimesed elavad ja elavad väga hästi. Mina olen harjunud seda, et kui ma võtan ikka kühvlitäie essu ja viskan, siis ma liigutan asja, eks ju. No. Ja saan tasu selle eest. Ja saan tasu selle eest, eks ju. Aga see maailm on nii erinevaks läinud ja nii laia pintseks, et selles mõttes on väga raske aru saada eest, eriti ma arvan, et ka meie ealistel. Et nad oskavad teha asju, reaalseid, aga seda jääb iga päevaga nagu vähemaks ja vähemaks seda, mida nad saaks teha, et nad saaks tulu. Just. Ja see tegelikult laieneb, ma just jäin mõtlema, sa ütlesid ka enne vaata investeerimise ja selle kõige peale, et see on täpselt niimoodi, et meil ei ole veel vist seda kursust üli 50-stele, et kuidas vahumajandusest aru saada. Hakata sealt raha välja pressima, aga väga hea mõte. No võt, teil on broadcasti üks teema. Küsimus. Kuidas teha mitte milleski midagi. Et meie oleme väga, sina oled majandusharidusega, sina oled ka väga teadlik, mina ei tea investeerimist midagi. Tegelikult tiksub mingi asi, aga see on naljanumber, mis seal on. Mina ei ole kunagi rahateadlik olnud ja see on mulle... Mul tiksub üks asi, et iga kuu tiksub arvel. Iga kuu tikub kogumine kogemata on saanud mingi, ma ei tea, 2 aastaga mingi 100 on saanud 1700. No see ei ole väga suur investeering. Aga mõte on protsent on väga hea. Laps ütles, et sul peab midagi koguma. Selge, ma panin sinna ossi mingid asjad ja nüüd iga kuu kannan 50 juurde ja vaatab, mis saab. Noh, ja midagi on, aga samas ma tean ka inimesi, kes ju on ühe hetkel seal, noh, ütleme 65, kes praegu niimoodi, kes lähevadki pensionile, noh, see pension on naljanumber on ju. Ja siis ongi see, et tekib küsimus, et aga kuidas ma siis hakkama saan. Noh, ja see ongi see, et ma käin ka siis tööl või midagi. Ja ega seda tööd ei pea tegema ju täiskohaga, eks ole. Kas või käi poole kohaga või tee midagigi ja sa oled osa millestki ja kuulud. Nii äge on suga rääkida, meil hakkab aeg läbi saama. Ja ma tahaksin sinu käest veel küsida sihukese küsimuse. Teiseks muidugi väga tänan, et sa tulid, sest et üliäge on ikkagi, et mehed julgevad ka tulla ja meil ongi eesmärk ju 50+ on ainult naised, on ju. 3 soovitust 50+ inimestele, mida võiks elus täitsa hoida niimoodi teadlikult enda ligi, mis aitavad edasi. Jah, et see 4 ei öelda. No, ma ei tea, mis 3 öeldakse, ma ei oska. No ütleme tervisega seotud või võib-olla mingi ma ei tea, ükstapuha mingil teemal, mis võiks olla see, mis... No ma arvan, et no vaata, mina olen eluaeg teinud sporti. Ma veel eelmine aasta mängisin Eesti meistrivõistlusi võrkpallis veteranidele, eks ju, et noh, ma küll lõpetasin nüüd ära. Meil läks meeskond laiali, et aga ma ütlen, et tegelikult sihuke elementaarne kõndimine või ütleme sihuke spordi, mina kõnnin näiteks siin iga üle päeva, eks ju, 7-8 kilomeetrit. Siis ma mõtlen, eks ju, ja olen iseendaga, eks ju, aga noh, see on liikuvus. Sa ei pea jooksma, sa ei pea käima, eks ju, spordisaalis neid kange tõstmas, mis mulle kunagi pole meeldinud. Et kindlasti peaks liikuma. Et see on väga okei. See paneb sinu ainevahetuse korda, eks ju, mis meil iga aastaga jääb aga nõrgemaks ja aeglasemaks, eks ju. Ja kindlasti peaks olema mingi hobi, eks, noh, igaüks ei ole väga andekas
noh, mina näiteks olen laulnud bändis, olen laulnud koorides, et nüüd ma ei tee seda, aga kellel võimalust on, eks ju, palun minge. Tegelikult see laul teeb ka, ütleme, et kogu selle nii-öelda hingamise ja noh, sa saad ju koos laulda mingite vendadega seal, õdedega, eks ju, et see on ülipull. Noh, ma arvan, et kui hobi võiks olla ikka igal inimesel, mis viskab, noh, kui ma rääkisin siit, ema käib, eks ju, 80-selt teeb oma nii-öelda näidendi lugusi seal, et selles mõttes see on üks võimalus jälle kodust välja. Tänapäeval on neid võimalusi siin ju jala juures palju. Ja kolmas, ma arvan, et kolmas on see, et sa tegelikult pead ise ennast usaldama ja tagant sundima. Et see kõik eelnev ka toimiks, eks ju, et noh, see on inimeses kõige olulisem, et sa ei saa öelda, et ma olen 50, 55. Noh, ma ütlen, ma olen ka 57 juba, eks ju. Noh, mul ei ole pikalt jäänud siis, kui ma nüüd siin, eks ju, annan alla, et aga igal juhul tegelikult tulebki ennast sundida, et ei öelda, et noh, ükskord elad, eks ju. Kõlab hästi, liikuge, laulge ja andke hagu, kui ma su soovitust kiiresti kokku võtan. Aitäh tulemast ja loodetavasti sinu sõnum jõuab kohale ja keegi ikka midagi leiab siit ja ma usun, et need on väga head nõuanded. Mul on see esimese asjaga liikumisega väga kehvasti. Mul ei ole aeg. Noh, sa tead küll seda. Kõigil on ühe palju aega, eks ole. Aitäh sulle ja kallid kuulajad-vaatajad, me lõpetame tänaseks järgmine kord juba uued uudised ja uued inimesed. Ja selleks korraks tõepoolest oleme siis lõpetanud, aga teile armsad kuulajad tahame ikka öelda, et jälgige meid siis palun igal pool sotsiaalmeedias ja Facebookis ja Instagramis ja TikTok on meil ka olemas. Sealt võib ka meid jälgida ja kuulake meid palun YouTube'is ja Spotify's ja andke meile tagasisidet, selle eest me oleme alati väga tänulikud. Aga siis lõpetamegi selleks korraks kõik. Tšau!